Aasta raadiojaam Raadio 2. Raadio 2 on bändisärgi suvi ja kulmineerub see bändisärgi päevaga 26. augustil. Me oleme Raadio 2 peatoimetaja juures. Ta on Kristo Rajasaare. Tere! Tere, tere! Mina olen Raul Saaremets. Kristo, sinul on T-särk ja enamasti just nimelt bändisärk seljas aastaringselt. Kas sa magad ka T-särkidega? Mõnikord, kui ma haiglan olen, siis ma panen mõne vanema, mida ma niimoodi päeval ei kanna. T-särk on ühesõnaga sinu põhiriietuses. Aluspüksid, T-särk, sokid, ilma nendeta sa enam-vähem nii, enam-vähem. Millal sa T-särki kandma üldse hakkasid? Ma arvan siis, kui nad ilmusid. Ma arvan, 10-aastaselt umbes äkki või. Aga need ei olnud muidugi bändisärgid tol ajal. Aga millal? Et ma arvan, mu esimene bändi T-särk oli ikka ise tehtud. Et see oli mingi plain white, eks ole. Siis läksin mingist koopiakeskusest läbi ja lasin Nick Cave and the Bad Seeds'i esimese albumi kaane sinna kopeerida siis värviliselt. Ja tol ajal ei saanud suurelt kopeerida, et ta oli samas suuruses umbes kui see CD-karp. Et siis mul oli mingi valge T-särk ja sinna all oli siis Nick Cave'i pilt. Millal sa oma esimese päris bändisärgi said? Et seda ma ei mäletagi, et ma mäletan väga täpselt, millal ma ise esimesed nagu vinüülplaadid ostsin, aga särgi koha pealt on ja see on mälu tuhmund, et ma ilmselt ei pidanud nagu tol ajal. Ma olin ju Järvakandist, et ega seal ei liikunud seda. No ei liikunud seda praegu. Tallinnas ega ka Kohtla-Järvel, kust mina pärit olen. Jaa, nagu ikkagi Tallinna sõpradel ikkagi olid mingid heavy metal bändide särgid ikka tol ajal ka juba. Mul ei olnud. Palju sul nüüdseks särk on? No ma ei ole lugenud, aga ma arvan kuskil 50-100 vahepeal, et ma ei ole selles mõttes mingi bändisärgi kollektsionäär, aga võib-olla mul on keskmisest inimesest rohkem. No mis põhimõttega sa bändisärgi üldse ostad? Kas sul on tähtis see, mis sul särgi peal on, ma mõtlen just siis kujunduslikult või peab olema ikkagi see artist see, kes sulle meeldib? Pigem võib-olla isegi lihtsalt see emotsionaalne side, et kui ma tegin artistiga? Jah, või selle sündmusega, kus ma selle soetanud olen, et minu bändisärkide kogu kasvas päris hoogsalt siis, kui me tegime Rabaroki festivali Järvevenis. Ja loomulikult seal ei olnud ju reas kõik minu lemmikbändid, aga ikkagi need särgid, mis nendel vähestel artistidel seal kaasas olid, need ma ikka ostsin endale. Aga ma näitan sulle see on ka Rabarokilt pärit, kui John Lydon esines Public Image Limitediga, sest ta jättis backstage'i rippuma, kui ta ära läks selle särgi, mida ta kandis. Ja see oli tal ikka nii räigelt läbi igistatud, et siia see on Johnny Rotten igi siin. Jaa, see ei ole minu igi, et see ei ole üheski pesus välja tulnud. Aga ma olen kandnud sellegi poolest, jah. Siis ta jättis veel autogrammiga, et Rotten was here. No seda ei saa pesta. For lucky you, jah. Vau. Ma ei ole nii lähedal Johnny Rottenile kunagi olnudki. Kas on mõne bändisärk, mida sa mingil juhul selga ei paneks? No kõik saab ju irooniaks ja sarkasmiks keerata, nii et ma arvan, et selliseid tüüpe on päris palju. Sellist särki ma arvan, et ei ole. Aga oled sa teinud midagi sellist, et sa näiteks näed, kellegil on seljas särk, näiteks sama see Nick Cave'i särk või mõne muu sinu lemmikbändi särk, kas sa oled läinud ligi ka ja hakanud nagu suusojaks juttu ja kuuled lahe särk seljas? Kui on olnud, et keegi on kosmikute särgiga, siis ma olen ikka öelnud, et lahe särk. Kas mõne artisti T-särk on sul mitu ka? Ma tahaks, et mul oleks mõne artisti särk mitu, aga tihtipeale on nii, et need artistid üldse ei tee üldse särke. Nagu näiteks Üllar Jörberg. Kas sa viskad särk kerge südamega minema? Absoluutselt mitte, et mul on ikka mõned särgid, mis täiesti veninud kaelusega või on mingi vihmaga häda saanud või on juba mingid 15 aastat vanad särgid, et ei viska, et ma ikkagi salaja kannan neid mõnikord. Ja siis ma olen ostnud ka endale, kui on ikka väga ilus särk, siis ma olen ostnud endale ka selliseid särke, mis ilmselgelt ma juba tean ostu hetkel, et mulle selga ei lähe, aga kuna teist numbrit pole müügis, siis ma ikkagi, kuna on väga ilus särk, siis ma olen ostnud. James Lasti näiteks, pärast näitan. Mis värk selle James Lastiga on? Ei ole midagi,
ei, aga räägi, miks, kuidas vaata, ma ei tea ühtegi teist inimest, kes oleks nii suur James Lasti austaja kui sina. Ma käisin, mis see oli siis 2009 või, jah, James Last, 80 aastat. Tema maailmatuur oli, käisin eelviimasel kontserdil Stuttgartis ja siis sealt sain selle särgi. Ka juba. No paari sõnaga, mis teeb James Lastist sinu ühe olulisema artisti? Võib-olla lapsepõlve trauma, et ma kasvasin üles tema muusikaga. Ja vanemad kuulasid, korraldasid tantsuõhtuid kodus. Aga James Lastil on kogu selles kohutavalt mahukas diskograafias ikkagi umbes 10 superplaati, et mida ma julgen igale ühel soovitada ka sulle.